Tere kõigile! Olen Marita Helmaja Pelgulinna sünnitusmajast, töötanud seal sotsiaaltöötajana 14 aastat ja üritan siis tänase loengu käigus selgeks teha neid asju, mis käivad rasedusega kaasas seadusandliku poole pealt ega sünnituse järgselt, et mis õigused siis ühel naisel ja perekonnal seoses rasedusega tekivad. Et ma alustaks tööl käivast rasedast, et enamus naisi käib tööl raseduse ajal ja seetõttu on ka õnneks välja töötatud erinevate naist kaitsvad seadused ja raseduse ajal on siis võimalik töösuhtes teha selliseid asju, et kergendada töötingimusi, minna kergemale tööle üle ja seda saab teha siis sellise arsti või ämmaemanda otsuse alusel, mille juurde käib ka töövõimetusleht. On rida asju, mis rasedale on sobimatud ja vastunäidustatud, et otseselt keegi nagu keelata ei saa, et ei tohi rase näiteks öösiti töötada, ületunnitööd teha, puhkepäeviti töötada või töölähetusse teda saata. Aga kui tööandja nõuab nendel tingimustel töötamist näiteks öösiti, et siis rasedal on õigus sellest keelduda. Ja vastunäidustatud on ka rida erinevaid asju, näiteks füüsilised tegevused, raskuste käsitsi teisaldamine, et see algab kuskil umbes 5 kilost, see raskuste teisaldamine, igasugused sundasendites töötamine, kas need naised, kes töötavad näiteks päev otsa jalgade peal või vastupidi kontoritöötajad, kes päev läbi istuvad, et see pidev sundasendis töötamine muutub raskeks. Ja veel on erinevad müratingimustes töötamine, tolm, vibratsioon, treppide lastangute ronimine, et kõik sellised asjad, mis siis võivad mingisugust ohtu tekitada. Ja selle jaoks siis on võimalik väljastada otsus kergemale tööle üleviimiseks, mille juurde käib reeglina töövõimetusleht ja vajalik on tema 2 juhul. Esiteks siis, kui tööandja võimaldab kergemat tööd, aga naine kaotab selle tõttu palgas. Näiteks jääb tööle osalise tööajaga, siis sellisel juhul haigekassa kompenseerib naise jaoks tekkiva palgavahe. See kõik käib eelmise kalendriaasta palga järgi, nii et näiteks kui sellel aastal naine jääb osalise tööajaga tööle, siis palgavahe hüvitatakse 2016. aasta palga järgi. Ja teine variant, mis on ka väga sage, on see, et tööandja ütleb, et mul ei ole sulle mingit kergemat tööd anda. Et kui naine ilmub tööle otsusega, et tema töötingimusi on vaja kergendada, siis saadetakse ta koju. See töövõimetusleht sellisel juhul muutub töövabastuseks ja haigekassa maksab naisele 70% tema eelmise aasta keskmisest palgast. Ja kergemale tööle üleviimise puhul on ka kohustus jääda naisel dekreeti õigeaegselt ehk 70 päeva enne sünnitust, et kui muidu naine saab ise valida, millal ta sünnituspuhkusele jääb, siis sellisel juhul, kui ta on kergemale tööle üle viidud, see valikuvõimalus puudub. Igal juhul, kui tekib raseduse ajal selline tunne, et edasi töötamine on raske või on muutunud keerulisemaks, siis tasub sellest rääkida oma arsti või ämmaemandaga, kes siis vajadusel väljastavad selle otsuse. Nüüd, töösuhte lõpetamine reeglina rasedaga on keelatud. See on lubatud üksikutel juhtudel, näiteks pankrot, asutus likvideeritakse, te olete ise midagi kokku keeranud, seal vääritult käitunud, valetanud, varastanud, mitte tööle ilmunud või on teil veel katseaeg ja katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu ei ole nõus siis tööandja seda lepingut pikendama. Muidugi katseajal on veidi kergem tööandja poolt ka lepingut lõpetada, aga üldiselt rasedus ei ole see põhjus, miks võiks lepingut lõpetada. Samamoodi ei tohi lepingut lõpetada perekondlike kohustuste täitmise tõttu, see on siis alla 3-aastase lapse kasvatamine või selle tõttu, et naine raseduse ajal ei tule toime samas mahus tööle panustamisega, nagu ta seda varasemalt mitterasedana tegi. Aga kui on need juhtumid, siis võib ka rasedaga lepingu lõpetada. Kui siiski see lepingu lõpetamine on toimunud raseduse ajal ja teile tundub, et ta on, või juba teategi, et see on ebaseaduslik, siis esmalt võib-olla tasuks uurida, küsida nõu Tööinspektsioonist, kus iga päev jurist vastab telefonile, annab nõu, või siis juba otse pöörduda töövaidluskomisjoni poole ja sealt siis nõuda seda töövaidluse lahendamist.
Tööandjal on ka üks oluline kohustus lubada naist sünnituseelsele läbivaatusele, mis kuulub tööaja sisse, ehk et seda ei ole vaja kuidagi ette või järgi tööandjale tööd tagasi teha, vaid kui on ette nähtud nõuandla külastamine, arsti ämmaemanda visiidid, ultrahelid, kõik need analüüsid, protseduurid, mida ei saa ise valida töövälisele ajal, et siis see on naisele seadusega ette nähtud. Alati võib küsida arstit või ämmaemandalt tõendi selle kohta, et kui tööandja ei usu, miks sa siis jälle pidid sinna nõuandlesse minema. Nüüd sellest rääkisin. Rasedus- ja sünnituspuhkus on siis see teema, millel ma järgmisena peatun ja mis väga paljudele loomulikult huvi pakub. Sinna rasedus-sünnituspuhkusele või nagu suupärasema väljendiga dekreetpuhkusele saab jääda alates raseduse 30. nädalast ja see on ainult naisele ette nähtud puhkus, et kui muidu muid puhkuseid, vanemahüvitist ja isapuhkust saab ka isa kasutada, siis seda sünnituspuhkust veel isa kasutada ei saa, kuna hetkel veel on rasedad naised ja sünnitavad ka naised. Aga enne 30. rasedusnädalat saab siis dekreeti jääda ainult siis, kui laps sünnib enne 30. rasedusnädalat. Ja siis on ka veel vahe, et kui laps sünnib vahemikus 28–30 rasedusnädalat, siis kirjutatakse sünnitusleht välja sünnitamise päevast alates. Ja kui ta sünnib päris enne 28. rasedusnädala täitumist, siis näiteks 26. nädala pealt, siis 26. nädalast kuni 28. antakse välja haigusleht põhjusega haigestumine raseduse ajal, mille siis haigekassa maksab 70% ja kui ajaliselt saab 28 rasedusnädalat täis, siis kirjutatakse sünnitusleht välja. Dekreeti saab jääda ainult töötav naine. See tähendab seda, et sellel päeval, kui see sünnituspuhkus algab, peab olema kehtiv töösuhe ja tööandja poolne ravikindlustus. Dekreeti ei saa jääda õpilased, üliõpilased, töötuna arvel olevad naised, niisama kodused naised, kellel töösuhet ei ole, vaid kaks olulist tingimust siis. Hetkel kehtiv tööleping ja tööandja poolne ravikindlustus. See leping võib lõppeda ära millalgi peale dekreedi algust. Ütleme, näiteks dekreet hakkab 20. september ja tööleping kehtib 30. septembrini. Siis sellisel juhul ikkagi makstakse kogu sünnituspuhkuse aja eest 140 päeva eest, kuna sellel päeval 20. septembril see leping kehtis. Seda dekreetpuhkuse pikkust loetakse järjestikustes kalendripäevades, et ta ei pikene pühade, tähtpäevade, nädalavahetuste, korraliste puhkuste, mille iganes võrra, vaid pannakse paika siis oletatava sünnitustähtaja järgi ja sellest saab siis alguse see sünnituspuhkus. Ma olen natukene ka nagu joonisena välja toonud seda, kuidas need päevad siis enne ja peale sünnitust kujunevad, et tekiks selline pildiline arusaam sellest, et jääks silma ette. Tõesõnaga saab jääda koju kõige varem 70 päeva enne sünnitust ja kui näiteks sünnituse tähtaeg on 19. november, siis see 70 päeva enne on 10. september ja 140 päeva saab täis 27. jaanuar. Või on sünnitustähtaeg ikka see 19. november, naine otsustab dekreeti jääda 30 päeva enne sünnitust, siis sellisel juhul on ülejäänud sünnitusjärgsest päevast alates 110 päeva ja lõpeb ära 8. märtsil sünnituspuhkus. Või siis veel, et näiteks kes soovib jääda 49 päeva enne sünnitust, siis on sünnitusjärgne periood 91 päeva ja kes jääb 35 päeva enne sünnitust, on sünnitusjärgne periood 105 päeva. Igal juhul nii kaua, kuni selle oletatava tähtajani jääb vähemasti 30 päeva, kirjutatakse sünnitusleht välja 140 päevaks ja haigekassa maksab ka raha 140 päeva eest. Vähemaks perioodiks kirjutatakse sünnitusleht välja sellisel juhul, kui naine ütleb, et ma ei soovi jääda 30 päeva enne sünnitust, ma tahan näiteks jääda 20 päeva enne sünnitust või 10 päeva enne sünnitust sünnituspuhkusele. Siis sellisel juhul kirjutatakse see sünnitusleht välja juba vähemateks päevadeks, näiteks 130 päevaks, 120 päevaks ja loomulikult haigekassa maksab siis vähemate päevade eest seda raha.
Kui on selline juhus, et naine otsustab, et ta üldse enne sünnitust dekreeti jääda ei soovi, selliseid juhtumeid on üliharva küll õnneks, aga siiski tuleb ette, siis ka nii on võimalik, et siis sellisel juhul kirjutatakse dekreetleht välja sünnitamise päevast alates 110 päevaks. Kui naine üldse dekreeti ei jää, tal on selleks õigus, tal on kehtiv töösuhe ja tööandja pole ravikindlustus, aga ta otsustab, et sünnituspuhkust mina ei kasuta, siis sellisel juhul loomulikult keegi nui neljaks seda sünnituslehte välja ei kirjuta, vaid naine ei jää siis sellisel juhul dekreeti, haigekassa talle mingit raha ei maksa, aga sellisel juhul rakendub selline nii-öelda karistus, et alates esimesed 70 päeva emapalk hakkab siis küll, kui vanemahüvitis hakkab lapse sünnist alates, aga esimesed 70 päeva makstakse emapalka või emapalka miinimumpalga alusel. Praegu on see näiteks 470 eurot kuus miinusmaks, nii et siis esimesed 70 päeva on miinimumpalga alusel ja edasi jätkub siis juba reaalne ema või isa palk, oleneb siis, kes sellele jääb. Aga kui sünnitusleht on juba välja kirjutatud, siis see, kas laps sünnib 19. november või 25. november või 20. oktoober, see kuidagi ei mõjuta enam neid kuupäevi, et kui ta on välja kirjutatud, siis algus- ja lõpukuupäev jääb samaks. Samamoodi ei mängi enam rolli, kui raske või kerge sünnitus on olnud, et kõikidele on sünnituspuhkus ühtemoodi 140 kalendripäeva pikk, ja kas siis näiteks keiserlõige või mitmiksünnitus mingit lisadekreedi õigust siin ei anna. Kui te olete enda jaoks selgeks teinud, millal te soovite koju jääda, siis kas siis 70, 60, 40, 30 või mis iganes päeva enne sünnitust, siis te ütlete seda oma ämmaemandale või arstile, tema kirjutab välja sünnituslehe sellest kuupäevast alates, see kõik on elektroonne. Tööandja peab selle 7 päeva jooksul ka elektroonselt ära kinnitama ja siis maksab haigekassa mõne päeva jooksul ette kogu selle 140 päeva raha. See periood on 4,5 kuud ajaliselt, nii et kogu selle 4,5 kuu palk laekub üsna dekreedi alguses üks kord arvele. Mitte iga kuu ei tule selline tore summa arvele, vaid ainult üks kord. Ja esimene emapalk laekub alles pärast seda, kui see sünnituspuhkus on lõppenud, et sinna ma veel jõuan, selle kohta on ka joonis olemas ja siis saab täpsemalt see ka selgeks. Selle 140 päeva sees tööd edasi teha ei tohi. Dekreet üldse algab kõikidel tööandjatel üheaegselt, et nii ei ole, et ühe tööandja juurest näiteks jään 10 september ja teise juurest jään 20 oktoober. Vaid kui on mitu tööandjat, siis dekreetpuhkus algab üheaegselt kõikide tööandjate juurest. Ja töötada selle 140 päeva sees ei tohi. Kui see 140 päeva saab läbi ja algab vanemahüvitise periood, siis on töötamine lubatud, aga selle aja sees ei tohi. Kui haigekassa avastab, et teil on olnud palgatulu või töötasu selle aja sees, siis neil on õigus küsida dekreetraha töötatud aja eest tagasi. Mida võib saada, on juba varasemalt tehtud töö eest tulu. Näiteks võib-olla siin jääte dekreeti 20. oktoober, aga kõigile makstakse firmas välja võib-olla detsembris või novembris aastapreemia, siis see on okei ja lubatud. Või kui on mingid lepingujärgsed tasud, mis tulevad iga kuu riburadapidi tagant järgi veel selle aja sees, kui dekreet jookseb, siis see on ka okei. Või näiteks dekreet hakkab 20. oktoober, 1–19 olete käinud kas veel tööl või saanud puhkust ja see puhkusetasu või palk makstakse välja näiteks novembris, siis see on ka okei. Aga tööl käia alates sellest kuupäevast, kui dekreet algab, enam ei ole lubatud. Nüüd kogu see rahade arvestus käib sotsiaalmaksu järgi, et see summa idee järgi saab selle palga järgi ka, mis teil iga kuu arvele tuleb laias laastus välja arvestada, dekreetraha emapalga, aga tegelik arvestus käib sotsiaalmaksu järgi. Neid andmeid te saate ise loomulikult vaadata Maksuameti kaudu, sealt välja arvestada, kes soovib.
et siis dekreedi jaoks võetakse eelmine kalendriaasta ehk eelmisel kalendriaastal arvestatud või makstud sotsiaalmaks, see on juba erinev, kuidas see käib, et need, kes töötavad töölepinguga, siis nendel läheb arvestatud sotsiaalmaks arvesse ja need, kes töötavad töövõtulepinguga, käsunduslepinguga, kes on juhatuse liikmed, FIE-d, nendel läheb siis füüsiliselt ära makstud sotsiaalmaks arvesse ja sealt pealt siis tuleb see keskmine tulu. Arvesse lähevad kõik töised tulud, palgad, puhkusetasud, preemiad, lisatasud, boonused. Mis arvesse ei lähe, see tähendab, mida sotsiaalmaksuga ei maksustata, on välislähetuse päevarahad, toetused, stipendiumid, mobiilibensiini kompensatsioonid, dividendid. Need arvesse ei lähe, aga kõik muu tööga seotud tulu sisuliselt läheb arvesse. Ühesõnaga see aasta jooksul arvestatud sotsiaalmaks jaanuar kuni detsember või siis detsember kuni november, sõltub, kuidas palka makstakse, jagatakse 0,33-ga, et teada saada ühe aasta tulu. See siis dekreedi jaoks jagatakse omakorda 365-ga, et teada saada ühe päeva tulu ja see ühe päeva tulu korrutatakse 140 päevaga ehk siis kogu perioodiga ja võetakse maha kogu summalt 20% tulumaksu ja makstakse siis üsna dekreedi alguses välja. Kui nüüd palk niimoodi arvestatuna langeb madalamaks, see ühesõnaga, et te olete tööl käinud eelmisel aastal võib-olla pool aastat käisite tööl või koolis, pool aastat õppisite ja ülejäänud aja käisite tööl näiteks 6 kuud, siis võetakse see 6 kuu jooksul teenitud palk ja jagatakse ikkagi terve aasta peale ära. Paljudel juhtudel ta kukubki kas väga sinna miinimumpalga lähedale või hoopis alla selle, et siis sellisel juhul makstakse dekreetraha miinimumpalga järgi. Näiteks praegu, nagu ütlesin, on ta 470 eurot kuus ja selle järgi arvestatuna siis maksab haigekassa dekreetraha välja 1755 eurot. See on nüüd juba see puhas summa, mis arvel üle tuleb. Ja kui on töö osalise koormusega, siis makstaksegi osalise koormuse palga järgi, et kui palk on näiteks 200 eurot kuus, siis sellisel juhul on see dekreetraha 140 päeva eest umbes 900 eurot. Dekreetrahal mingisugust ülempiiri ei ole, et kui palk on ka näiteks 5 või 10 000 eurot kuus, siis selle järgi seda raha makstakse. Aga alumist piiri ei ole, eriti nendel, kes töötavad võlaõigusseaduse all käiva lepinguga, juhatuse liikmed, käsunduslepingud ja nii edasi, et nendel siis võetakse siis reaalne füüsiliselt ära makstud sotsiaalmaks ja see dekreetraha võib teatud juhtudel olla väga väike. Näiteks tean, et juhatuse liiget, kes sai dekreetraha 90 eurot uuris haigekassalt. Nüüd, kui te olete lapsehoolduspuhkusel, siis juba ühe lapsega olete kodus ja soovite sealt uuesti jääda dekreeti, siis see on võimalik. Selleks reaalselt tööle minna ei ole vaja, küll aga on vaja ennast tööle tagasi vormistada, sest nagu ma ütlesin, et niisama kodus olijad või mittetöötavad naised automaatselt haigekassast dekreetraha ei saa. Ja selleks siis tuleb vähemalt 2 nädalat varem enne seda dekreedi algust esitada tööandjale avaldus, et ma soovin katkestada lapsehoolduspuhkuse ja see tähendab siis seda, et järgmisest päevast justkui peaksite tööle minema. Et näiteks jääte dekreeti 20. septembrist, siis septembri alguses hiljemalt esitate tööle avaldus, et ma soovin lapsehoolduspuhkuse 19. september katkestada ja seeläbi siis justkui 20. tööle asuda. Tekib siis uuesti kehtiv tööleping, tekib tööandja poolne ravikindlustus ja on õigus dekreetraha saada. Ja sellisel juhul siis makstakse seda dekreetraha miinimumpalga järgi. Nüüd, kui peres on juba olemas alla 2,5-aastane laps, siis sellisel juhul on mõistlik dekreeti jääda 30 päeva enne sünnitust. Üldse, need, kes lapsehoolduspuhkusel on, nemad ise otsustavad, millal nad soovivad dekreeti jääda, kas siis, mitte dekreeti jääda, vaid kuidas nad soovivad uue lapsega raha saada. Üks variant on see, et vanemahüvitis hakkab kohe lapse sünnist alates ja teine variant on siis jääda dekreeti. Rahaliselt kasulikum on seda teha 30 päeva enne oletatavat tähtaega ja see puudutab siis neid peresid, kus on laste sünnivahe alla 2,5 aastat. Näiteks esimene laps on 2-aastane, kui sünnib teine
või esimene laps on 2 aasta ja 3 kuune, kui sünnib teine või igal juhul enne seda, kui esimene on veel noorem kui 2 aastat ja 6 kuud, et ainult sellisel juhul läheb vanemahüvitis edasi sellisena, nagu ta eelmise lapsega oli. Ja kui nüüd läheb päris täppi, et näiteks täna saab esimene laps 2,5-aastaseks ja täna sünnib teine, et siis vaadatakse emapalga suhtes kellaaegasid, rääkimata sellest, kui üle läheb, et kui näiteks täna saab esimene 2,5 ja homme või 6 aja pärast sünnib teine laps, siis emapalk enam sama ei ole. Aga selle mõte on siis selles, selle dekreeti jäämise mõte, et kui kõigepealt haigekassa maksab lapsehoolduspuhkusel olijale dekreetraha välja miinimumpalga järgi, sest haigekassa jaoks naise eelmise aasta kohta töistulu ei olnud, ta oli lapsega kodus ja vanemahüvitis, kui see ka oli eelmisel aastal, siis ta nagu uue hüvitise arvestamisel arvesse ei lähe, ehk et haigekassa jaoks naisel sissetulekut eelmisel aastal ei olnud. Et selle tõttu makstakse see dekreetraha miinimumpalga järgi välja, aga alates sünnitusest kuni dekreedi lõpuni jäävate päevade eest kompenseeritakse päevatasude vahe. Selle asja nimetus on siis vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe. Seda maksab pensioniamet koos esimese laekuva emapalgaga, nagu väikse joonise, et näiteks kui tähtaeg on see 19. november ja dekreetpuhkus on siis alanud 30 päevani sünnitust 20. oktoobrist, siis 140 päeva täitub 8. märtsil. Kui laps sünnib 19. november, makstakse seda vanemahüvitise sünnitushüvitise vahet 110 päeva eest koos esimese laekuva emapalgaga või isapalgaga, isa seda ei maksta emapalgaga, mis makstakse välja 8. aprillil. Ja näiteks siis, et oktoobris makstakse 1755 alampalga järgi, kus siis päevatasu on 12,54 selle üksiku päeva kohta ja alates sünnitamise päevast kuni 8. märtsini kompenseeritakse nende päevade eest päevatasude vahe. Ja kui nüüd vaadata, mis siin vahet siis on, et kas ma lapsehoolduspuhkusel olijana hakkan saama emapalka kohe sünnist alates või ma võtan selle dekreediga skeemi, siis dekreediga variant on rahaliselt kogu perioodi vaadates umbes 500 eurot suurem kui emapalk üksinda, nii et tegelikult rahaliselt kasulikum on jääda dekreeti just nimelt 30 päeva enne sünnitust, kuna neid sünnitusele eelnevaid päevi ei hüvitata, aga tema dekreediga variandi miinus, miks nagu osad naised seda kasutada ei soovi, ongi see, et dekreedi alguses makstakse 1700 eurot välja ja see suur rahaline kompensatsioon päevatasude vahe tuleb alles sisuliselt poole aasta pärast aprillikuus. Aga kuna ta siiski on rahaliselt kasulikum ja 500 eurot on ikkagi suur raha, siis enamus naisi ikkagi kasutab seda varianti. Kui te olete lapsehoolduspuhkusel, siis loomulikult mingisugust kohustust uuesti dekreeti jääda ei ole, vaid te ise otsustate selle, kas te siis valite emapalga sünnist alates või ta võtate dekreedi ja jääte siis peale seda vanemahüvitisele uuesti. Ja lapse vanuse suhtes vahet ei ole, et mõlemal juhul on laps 1,5-aastane, kuna dekreet ja emapalk ajaliselt on kokku 19 kuud ja 6 aega varem dekreeti jäädes on ülejäänud 18 peale sündi, ehk siis laps on 1,5-aastane peale seda, kui kõik see rahaline pool ära lõpeb. Nüüd siis see vanemahüvitis, kas siis emapalk või isapalk, see saab alguse olenevalt siis, kas naine töötab või mitte, kas alates lapse sünnist või peale rasedus-sünnituspuhkust. Ja vanemahüvitisega saab siis ka alguse lapsehoolduspuhkus, mida saab kasutada kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Alati võib selle lapsehoolduspuhkuse katkestada, varem tööle tagasi minna või siis pikendada, et kui te esialgu olete kirjutanud näiteks avalduse, et soovite lapsehoolduspuhkusel olla kuni 1,5-aastaseks saamiseni ja siis leiate, et ma siiski ei taha veel tööle tagasi minna, siis võib praegusel juhul 2-nädalase etteteatamistähtajaga pikendada või siis katkestada selle lapsehoolduspuhkuse. Ja kogu selle 3 aasta jooksul on töösuhe peatatud, tööleping on peatatud nendel tingimustelt, millega seisma jäi. Tööandja ei saa selle 3 aasta jooksul teha lepingusse ühepoolseid muudatusi enda poolt. Vastupidi, et kui te näiteks lähete tööle tagasi 3 või 2 aasta pärast ja kõikidel teistel on töötingimusi parendatud, siis tööandja peab seda ka kohe teil tegema.
ja kuidagi ei ole see seotud 1,5-aastaseks saamiseni, et vahest küsitakse, et tööandja ütleb, et tema hoiab mu kohta ainult 1,5 aastat, et siis see tõele ei vasta, vaid ikkagi 3 aastat on õigusega lapsehoolduspuhkusel kas emal või isal. Ja see vanemahüvitise periood siis on töötavale naisele või mehele 435 päeva ehk ajaliselt 14,5 kuud ja koos dekreetiga siis kokku 19 kuud. Ja mittetöötavale vanemale on ta siis täpselt 18 kuud. Makstakse alates lapse sünnikuupäevast ja ainult mittetöötaval vanemal sõltub vanemahüvitise aasta lapse sünnikuupäevast. See on ka asi, mis tekitab segadust. Eriti nendel, kellel sünnitähtaeg on seal aasta lõpus või uue aasta alguses, et mis aasta järgi ma siis seda vanemahüvitist saan. Kui naine ei tööta, siis vaadatakse lapse sünnikuupäev ja sellele eelnev aasta. Näiteks laps sünnib 31. detsember 2017 ja vanemahüvitise aasta on 2016. Kui naine ei tööta, laps sünnib 2. jaanuar või mis iganes 1. jaanuar, 10. jaanuar ja nii edasi, siis makstakse 2017 ehk praeguse aasta järgi. Ja tööl käivatele on ta siis teistmoodi, aga sinna ma kohe jõuan. Nüüd, kui naine üldse tööl käinud ei ole, siis see tähendab seda, et tema kohta ei ole eelmise aasta suhtes sentigi sotsiaalmaksu arvestatud, siis makstakse talle miinimumpalga järgi, mis on praegu siis 430 eurot kuus. Sealt läheb maha tulumaks, siia sisse saab arvestada igakuise tulumaksuvaba miinimumi, mis on 180 eurot kuus ja sellest 430 jääb siis kätte 380. Kui nüüd naine on siiski käinud eelmine aasta tööl, aga võib-olla ainult 3 kuud, siis võetakse ikkagi see 3 kuu palk, jagatakse aasta peale ära ja loomulikult keskmine langeb alla miinimumi. Mis tähendab seda, et talle makstaksegi miinimumpalga järgi, ehk siis 470 eurot kuus ja kättesaadava tuluna teeb see siis 412 eurot. Kui kalendriaasta vahetub, siis ümberarvestus vanemahüvitise suhtes toimub ainult nendel, kes saavad miinimumpalga järgi. Kui miinimumpalk tõuseb, näiteks võib-olla 500 eurot järgmisel aastal, siis sellel grupil tõstetakse teda, aga kõikidel ülejäänutel, kes saavad kas selle vanemahüvitise määra järgi või maksimumi järgi, ei muudeta kalendriaasta vahetudes vanemahüvitise summat. Töötava vanema puhul käib see rahaline arvestus laiast laastus samamoodi nagu dekreetrahadegi puhul ehk võetakse see arvestatud sotsiaalmaks ja jagatakse 12 kuuga. Kui sellel 12 kuu jooksul on olnud aegu, kui naine ei töötanud või isa, siis võetakse ikkagi see aasta tulu ja jagatakse ikkagi 12 kuuga. Jällegi, kui kukub alla miinimumi, siis on vähemasti 470, aga muul juhul on võrdne eelmise aasta keskmise palgaga. Emapalgal on ka oma maksimum, et kui dekreetraha seda ei ole, siis vanemahüvitisel on. Järgmisel aastal on ta brutos 3800 eurot, praegu on 2907. Ja kui nüüd dekreetpuhkus lõpeb ära uuel aastal, näiteks 10. jaanuaril, siis hakkab vanemahüvitis olema maksimum, järgmise aasta maksimum. Neid, kes seda puudutab. Kui dekreet lõpeb ära sellel aastal, siis on ta selle aasta maksimumi järgi, ehk see 2900. See on kättesaadava tuluna kuskil 2400 eurot umbes. Nüüd, kui te olete olnud töövõimetuslehel või haiguslehel sellel aastal või eelmisel aastal oleneb, siis mis aasta järgi seda vanemahüvitist arvestatakse, siis see ei mõjuta emapalka. Kui dekreetraha mõjutab igasugune haiguslehel oldud aeg, näiteks haigusleht, hooldusleht varasema lapsega või ka sünnitusleht, siis emapalka haigusleht ei mõjuta. Kui te olete näiteks, ütleme, et emapalk on selle aasta järgi, te olete sellel aastal olnud võib-olla 3 kuud haiguslehel kokku aasta jooksul, siis võetakse see 9 kuu palk jagatakse ikkagi 9 kuuga. Kogu haiguslehel oldud aeg läheb välja, aga dekreetraha puhul siis võetakse näiteks 9 kuu palk ja jagatakse ikkagi 12 kuuga. Nii et kuna see rahaarvestus on erinev, siis ühte mõjutab haiguslehel viibitud aeg ja teist mitte. Vanema palka siis mitte. Ja algab tema siis peale seda, kui see sünnituspuhkus on läbi saanud, ehk et see, millal laps reaalselt sünnib ja see aasta mingit rolli ei mängi, vaid loeb see, millal dekreet läbi saab ja sellest siis sõltub, kuidas see aasta kujuneb.
Kui näiteks dekreet on alanud 10. august, kestab kuni 27. detsembrini, vanemahüvitis algab 28. detsembrist, välja makstakse ta tegelikult hoopis 8. veebruaril, kuna siia detsembri lõppu jääb ainult mõni üksik päev, siis makstakse see koos jaanuari rahaga 8. veebruaril. Kuna 28. detsember 2017 eelnev kalendriaasta on 2016, siis selle esimese variandi puhul on emapalk 2016 aasta järgi. Kui aga dekreet algab peale alates 14. augustist ja sealt edasi, siis tema lõpeb ära nii, et kas siis aasta lõpus või koguni uuel aastal, mis tähendab seda, et sõltumata sellest, et laps sünnib novembris, makstakse emapalka 2017 aasta järgi, sest ta algab peale 9. märts 2018. Ehk et dekreedi lõpu kuupäevale eelnev aasta, mitte lapse sünnikuupäevaga ei ole ta seotud. Et kui naine ei tööta, vaadatakse sünnikuupäeva. Kui naine töötab, siis sünnikuupäev rolli ei mängi, vaid loeb see, millal see sünnituspuhkus läbi saab. Kui saab veel sellel aastal, on 2016 aasta järgi, kui lõpeb uuel aastal, kas või näiteks dekreet lõpeb 31. detsember, vanemahüvitis hakkab 1. jaanuarist ja on 2017 ehk praeguse aasta järgi. Selle variandi puhul käib see emapalga rahaline arvestus kuni 20. oktoobrini. Ta laias laastus on seda aega siis 9,5 kuud, ehk et 9,5 kuu jooksul teenitud palk jagataksegi 9,5 kuu ja sealt tuleb siis see keskmine tulu. Siin selles mõttes nagu vahet ei ole, kas võtta 12 kuu palk ja jagada see 12-ga või võtta 9,5 kuu palk ja jagada see 9,5 kuuga, et see tulemus on ikka sama. Selles mõttes, et dekreedi algus jääb sellesse aastasse, et see kuidagi ei mõjuta siis seda vanemahüvitise suurust. Et ta on ikka see palk, mis te töö juures saate, et tegelikult selline see vanemahüvitis ongi. Et kui nüüd dekreedi ajal tööl käia ei tohi, siis vanemahüvitise saamise ajal võib seda teha. Lihtsalt kui see töö juurest saadav tulu on üle 430 euro kuus brutos, siis vanemahüvitist vähendatakse. Ja see number ka reeglina iga aasta muutub, et kui tõuseb miinimumpalk, siis tõuseb ka see vanemahüvitise määr, mille järgi see töötamise arvestus siis käib. Kui on juurde saadav tulu alla 430, siis ei ole vaja Sotsiaalkindlustusametit, kes seda vanemahüvitist maksab, informeerida. Kui läheb üle 430, siis kas ise teatate pensioniametisse või tööandja saadab iga kuu töötatud aja eest siis vastava vormi pensioniametile, kes siis arvestab välja selle uue vanemahüvitise selle kuu eest, kui te tööl käisite. Et näide selline, et kui te näiteks vanemahüvitis on 1000 eurot, te käisite tööl, saite palka juurde 600 eurot, siis selle kuu eest, kui see 600 eurone palk oli, on vanemahüvitis 915. Või käisite näiteks, emapalk on 1000 eurot või isapalk, saite 1000 eurot mingit preemiat või palka juurde, siis sellel kuul, kui te seda raha saite, on uus vanemahüvitis 1000 asemel 715. Ja see arvestus käib nii, et see osa, mis te teenite üle 430, jagatakse 2-ga ja lahutatakse siis sellest ema või isa palgast, mis teil on määratud. Ja kui pensioniamet, kui te ise ei teata või tööandja ei teavita, et te olete üle 430 tulu saanud, siis igal juhul pensioniamet või Sotsiaalkindlustusamet, kes seda raha maksab, saab seda teada, et kontrollivad seda väga regulaarselt, nii et mitte teatamise puhul mingid kuud lihtsalt siis võetakse teil vanemahüvitist väiksemaks. Nüüd rasedal on, ja mitte ainult naisel, vaid ka mehel on õigus saada puhkust enda soovitud ajal. Nüüd rase päris nii ei ole, et rase võib igal ajal puhkust võtta, kui talle pähe tuleb, vaid naisele on siis ette nähtud põhipuhkus korraline iga-aastane. Et ta võib seda võtta kas enne dekreeti, peale dekreeti või peale lapsehoolduspuhkust. Peale dekreeti ei ole rahaliselt see puhkuse võtmine väga mõistlik, et kuna selle puhkuse arvelt vanemahüvitis edasi ei nihku, et nii kui dekreet läbi saab, hakkab kohe vanemahüvitis peale, mis tähendab siis seda, et on nagu 2 puhkust ühe korraga, et on vanemahüvitis ja põhipuhkus, mille eest tööandja maksab loomulikult puhkuse tasu. Kui see puhkuse tasu on siis üle 430 euro puhkuse rahade kohta, et siis vanemahüvitis sellel kuul väheneb, et selle tõttu ei ole seda mõistlik võtta peale dekreeti, vaid võib siis võtta kas enne dekreeti või jätta üldse reservi ja kasutada peale lapsehoolduspuhkust.
et see puhkus, mida te näiteks praegu välja ei võta, selle aasta puhkus ei aegu, see aegumine peatub nii kaua, kuni te olete dekreedis ja hiljem lapsehoolduspuhkusel, näiteks 3 aastat, ja siis tähendab seda, et kui on jäänud mingi puhkuse reserv, siis te saate seda kasutada vahetult peale seda, kui te lähete tööle tagasi, et näiteks laps on saanud 2-aastaseks, te tahate tööle tagasi minna, võtate kõigepealt oma puhkuse jäägi välja ja siis lähete tööle tagasi. Ja veel on õigus puhkust küsida sellel mehel, kes on olnud lapsehoolduspuhkusel või ta soovib mees oma põhipuhkust võtta naise dekreetpuhkuse ajal, selle 140 päeva jooksul. Veel on õigust puhkus eelisjärjekorras saada nendel vanematel, kellel on peres alla 7-aastane laps ja koolivaheaegadel siis nendel, kellel on 7-10-aastane laps. Ja palgata puhkust, mida saab kasutada siis nii ema kui isa, on õigus saada 10 tööpäeva aasta jooksul, kui on alla 14-aastane laps. Nüüd veel, mis puhkuste osas natukene vahest arusaamatusi tekitab, on see, et rasedatel on või naistel on teadmine, et dekreedi eest on ette nähtud mingid lisapäevad puhkust, et see päris nii ei ole, kui muidu on puhkus 28 päeva, et siis rasedal on just kui 28 pluss 11 või 12 päeva, vaid see puhkust, see on tõene, et kui te tegelikult olete kodus dekreedis, siis selle 140 päeva eest tiksuvad korralise puhkusepäevad edasi, et te teenite dekreedis olles välja puhkusepäevi. Kui see sünnituspuhkus või dekreet lõpeb ära näiteks selle aasta sees ja te olete sellel aastal kogu oma puhkuse kätte saanud, siis ei ole mingit, te ei teeni midagi selle dekreedi all välja. Aga kui dekreet sõidab uude aastasse, näiteks lõpeb ära võib-olla 20. märtsil, siis te teenite järgmise aasta eest ette ise dekreedis olles välja 3 kuu puhkuse jaanuar, märts ja need jäävad siis reservi. Et tavaliselt tööandja ei ole nõus andma puhkust ette enne dekreeti, ei saa tavaliselt küsida, et anna mulle järgmise aasta 3 kuu eest ka need 9 päeva või mis iganes 12 päeva, aga reservi need jäävad igal juhul ja neid on õigus siis hiljem kasutada, kui te tööle tagasi olete läinud. Veel on siis emal või isal õigus võtta täiendavat lapsepuhkust, et seda korraga kasutada ei saa, see on kas emale või isale, ise siis vaatate, kuidas te jagate seda, et kas keegi võtab 3 päeva, teine 3 päeva või üks võtab 2 ja teine 1 päev. Et neid antakse siis tööpäevades, kui on alla 3-aastane laps, siis 6 tööpäeva aastas, kui on 3-14-aastane laps, siis 3 tööpäeva aastas ja kui on 3-14 aastast last, siis jälle 6 tööpäeva aastas. Ja nemad on seotud miinimumpalgaga, umbes 20 eurot päeva kohta. Nad järgmisse aastasse edasi ei kandu, kui te selle aasta päevi välja ei võta, siis nad hävivad. Ja kasutada võib siis kalendriaasta lõpuni neid päevi ja see nüüd läheb ka muutmisele, et sügisel nüüd kohe läheb arutusele valitsusse vanemahüvitise ja peretoetuste seaduse muudatus, kus siis need lapsepäevad muudetakse ära, et vist ei ole enam kuni 14-aastaseks saamiseni, vaid on äkki oli 8 või 12, enam ei mäleta. Aga kehtima ta hakkab alles parimal juhul kuskil 3 aasta pärast 1. juulist 2020, nii praegu veel kehtib siis selline variant puhkuse osas. Ja isal on siis õigus saada isapuhkust, täiesti eraldiseisev puhkust kõikidest teistest põhipuhkusest või millest iganes. Selle puhkuse aeg on siis 10 tööpäeva, võib võtta jupikaupa, selles mõttes ei pea järjestikku võtma. Ja periood on 4 kuud, kas 2 kuu jooksul enne või 2 kuu jooksul peale lapse sündi, siis võib seda puhkust kasutada. See on seotud isa keskmise palgaga, nagu tavaline puhkuse tasu, viimase poole aasta keskmine palk. Sealt pealt siis arvestatakse see puhkuse tasu, tööandja maksab välja ja Sotsiaalkindlustusamet juba kompenseerib tööandjale selle raha tagasi. Kui on soov võtta see puhkus välja enne sünnitust, siis tavaliselt tööandja küsib ämmaemanda tõendit selle olatatava sünnitustähtaja järgi, aga kui laps on juba sündinud, siis tavaliselt mingit tõendit tööle esitada ei ole vaja. Küll aga peab isa esitama tööle avalduse, vähemalt jälle 2 nädalat varem, et ta soovib, sünnitustähtaeg on selline ja soovin isa puhkust siis kasutada orienteeruvalt sellest kuupäevast, kui laps sünnib. Ja siis loodetavasti on võimalik tööandjaga kokku leppida, et reaalselt isa hakkab puhkust kasutama siis, kui laps sünnib. Nüüd on nii, et naine kannab üle 2 nädalat ja puhkus on läbi selle aja peale, kui laps sünnib.
Ja siis, kui laps on sündinud, saavad alguse sünnijärgsed toimingud. Enne lapse sündi ühtegi nendest asjadest teha ei saa. Aga samas tuleb seda kõike teha, et kui dekreetraha tuleb nagu ise selle sünnituslehe kaudu, siis sünnile järgnevad toimingud, nendega tuleb ise tegeleda. Ja kõige esimene, mis siis lapse suhtes teha tuleb, on temale nime panek ehk sünni registreerimine, mida tuleb teha hiljemalt 1 kuu jooksul lapse sündimise päevast alates ja seda saab siis teha ükskõik millises perekonnaseisu toiminguid tegevusasutuses, kas siis perekonnaseisuametis või Õnnepalees Tallinnas või valla- või linnavalitsuses, kus iganes. Mõistlik on minna sinna valda või linna, kus te elate reaalselt, kus teil sissekirjutus on, et enamikel kohalikel omavalitsustel nagu Tallinna linn ja kõik muud siin ümberringi üleüldse üle Eesti on olemas lisaks riiklikule sünnitoetusele ka kohaliku omavalitsuse ühekordne sünnitoetus, mida makstakse hästi erinevatel tingimustel ja erinevas suuruses ka. Kuna enamik kohalikke omavalitsusi nõuab, et toetuse saamiseks nõuab, et mõlemad vanemad peavad olema sinna valda sisse kirjutatud või linna, siis kindlasti enne lapse sündi tasuks uurida, millised on need teie valla tingimused, et äkki on seal võimalik kedagi veel enne sündi või kas ümber muuta elukohta või kuskil ümber registreerida. Tallinna nõue on see, et mõlemal vanemal peab olema Tallinna sissekirjutus ühel vähemalt aasta. Teisel võib siis olla vähem, siis 3 päeva enne sündi või 6 aega, vahet pole. Pluss, et naine peab olema arvele võetud rasedusega enne 12. rasedusnädalat. Et selle jaoks väljastatakse Tallinna elanikele tõendid, millal see esimene visiit üldse toimus arsti juurde või ämmaemanda juurde ja see tuleb siis kindlasti kaasa võtta sinna nimepanekule või kui te kõike läbi Eesti teete, siis Tallinna toetust saab taotleda Tallinna kodulehe kaudu taotlen.tallinn.ee. Tõsame selle 1 kuu jooksul siis kui te abielus ei ole, siis te peate mõlemad koos minema perekonnaseisuametisse, et lapsele nimi panna, sest isa peab andma allkirja, et ta on lapse isa. Kui te olete abielus, siis on mitu varianti. Üks variant on teha seda läbi eesti.ee. Teine variant on see, et lähete mõlemad koos perekonnaseisuametisse või läheb ainult üks vanematest. Kui läheb ainult üks vanematest, näiteks isa, siis tal kindlasti peab olema kaasas ema kirjalik nõusolek, millist eesnime on nõus ema lapsele panema. Kui seda kaasas ei ole, siis saadetakse isa tirinalt tagasi. Sest on olnud üks vastav kohtu case Eestis, kus lepiti kodus üks nimi kokku ja isa läks kohale, pani hoopis teise nime ja ema sai selle peale väga pahaseks. Ja kaasa selleks tuleb võtta siis mõlema vanema isikut tõendavad dokumendid, kes on abielus, siis abielutunnistus, sünnitõendid, paberikandjal enam ei väljastata, see kõik on elektroonne, nii et tegelikult ainult oma dokumentidega lähetegi kohale, pannakse nimi ära, väljastatakse sünnitunnistus, see on tasuta ja kohe saab siis selle sünnitunnistuse kätte. Kes on üksikvanem, siis üksikvanemus tähendab seda, et lapse sünnitunnistusel ei ole kandeid isa kohta, et isa koht on tühi, on ainult ema nimi ja isikukood ja isa kohta siis midagi ei ole. Kui on soov seda hiljem muuta, näiteks võib-olla isa tahab hakata isaks või võib-olla ta ei saanud tulla näiteks mingil põhjusel sünnijärgsel ajal registreerima, et siis alati on võimalik pöörduda perekonnaseisuametisse tagasi, isa annab allkirja, et ta on lapse isa ja väljastatakse sünnitunnistus juba reaalsete isa andmetega. Aga üksikvanemlus siis ei tähenda seda, kellega koos te seda last kasvatate, vaid seda, et lapse sünnitunnistusel puuduvad andmed isa kohta. Kui nimi on pandud, siis järgmine samm poole aasta jooksul tuleks taotleda ära riiklikud toetused ja vanemahüvitis, et need ei tule ise arvele kuidagi, keegi neid ise maksma ei hakka, vaid ema või isa siis ise taotleb seda. Ja selleks on siis ka 2 varianti, et kas minna koha peale Tallinnas asuda Endla 8 või siis teha seda kõike läbi eesti.ee, kus siis on üks avaldus kogu selle kupatuse vormistamiseks, mida riik maksab ja selleks on see avalduse nimetus on vanemahüvitise, peretoetuste ja vanemapensioni avaldus. Peretoetuste alla käib sünnitoetus riiklik, mida makstakse kõigile. See on 320 €, siit mingit maksu maha ei võeta ja siis makstakse lapse toetust. Kui on üks laps, siis 50 € kuus, kui on 2 last, siis 100 € kuus, 50 + 50 ja alates 3. lapsest siis
kolmas laps saab 100 eurot kuus, nii et 3-lapseline saab 200 eurot lapsetoetust, pluss siis alates selle aasta juulist ka lapserikka peretoetust. Nii et 3-lapselise pere igakuine toetus on 500 eurot kuus. Siis üksikvanem, kelle andmeid seal isa kohta sünnitunnistusel ei ole, saab veel lisaks 50-le 19 eurot kuus kuni 16-aastaseks saamiseni. Ja lapsehooldus-tasu on siis see, mida hakatakse maksma peale vanemahüvitise lõppemist, mille suurus on 38 eurot kuus kuni 3-aastaseks saamiseni. Ja seda makstakse ka siis, kui te vahepeal tööle tagasi lähete. Ja veel on lapsehooldus-tasu juhul, kui on keegi, kes saab alla 3-aastane ja veel mõni 3-8 aasta vanune, siis nendel on 19 eurot kuus lapsehooldus-tasu juures. Ja kui isa teenib sõjaväes aega, siis on ajateenija lapsetoetus ka ette nähtud, selle jaoks on vaja siis sõjaväeosast või Kaitsekeskukside Ametit võtta tõend selle kohta, et isa sõjaväes aega teenib. Ja muud põhimõtteliselt peale sündi teha ei ole vaja. 2 olulist asja on nimepanek ja toetuste taotlemine, siis poole aasta jooksul võib seda teha. Vanemahüvitis hakkab tulema siis, kui ta oma aeg on käes ja need toetused siis makstakse tavaliselt toetuse taotlemisele järgneval kuul välja. Tallinnas veel vähemasti tuleb laps üsna kiiresti lasteaeda järjekorda registreerida, et kohta saada. Seda saab ka teha läbi Tallinna kodulehe või siis käia need lasteaed läbi. Siis on võimalik Tallinnas saada ka üldse lähivaldades lapsehoiutoetust, lapsehoiuteenust, et kui laps on küll lasteaeda järjekorda võetud, aga ei ole veel kohta saanud ja te olete võtnud endale lapsehoidja, kes on FIE või on tal FIE või on laps paigutatud päevahoidu. Sellel FIE-st lapsehoidjal peab olema ka lapsehoidja kutse või vastav pedagoogiline haridus, et siis sellisel juhul Tallinn ja lähivallad siin kindlasti kompenseerivad osa sellest teenusest umbes 150 eurot kuus. Et selle jaoks siis tuleb pöörduda oma linnaosa valitsuse või vallavalitsuse poole, kes seda toetust maksab. Nüüd, kui on peres olemas üks alla 3-aastane laps ja naine satub rasedusega haiglasse või ta tuleb sünnitama, siis selle alla 3-aastase lapse hooldajale on võimalik võtta hoolduslehte. Selle eest maksab haigekassa 80% hooldaja eelmise aasta palgast ja välja kirjutab selle hoolduslehe mitte sünnitusmaja, vaid lapse perearst, selle alla 3-aastase lapse perearst. Laps saab endale automaatselt haigekassa kindlustuse, kui te olete nime ära pannud, et see ei ole kuidagi vanematega seotud. Nüüd sellest aastast alates sõidab ka laps automaatselt sünnihetkel sisse ema perearsti nimistusse, nii et sisuliselt sünnihetkel saab ema perearst teada, et laps on sündinud ja sinna eraldi avaldust lapse suhtes teha enam vaja ei ole. Et selle tõttu tasub kindlasti ka oma perearst üle vaadata, et kui see ei ole enam elukoha lähedal, et siis sellisel juhul on võimalik seda enne lapse sündi veel ümber muuta ja mängida, et ta oleks ikkagi kuskil elukoha lähedal. Siis on olemas ka sellised imelised vaheajad, nagu lisavaheajad lapse toitmiseks, mida siis saab selline grupp, selline perekond, kui isa on vormistatud vanemahüvitisele, ema käib tööl, laps on alla 1,5-aastased ja ema käib kodus last või lapsi toitmas. Et siis iga 3 tunni tagant on ette nähtud 30 minutit seda rinnaga toitmise aega, et päris hästi ette ei kujuta, kuidas töölt on võimalik käia 30 minuti jooksul ära, minna koju, toita ära ja siis veel jutu tagasi minna, aga selline variant on olemas, seda jällegi maksab töökoht välja ja riik kompenseerib siis juba tööandjale selle raha. Et nüüd mulle tundub, et ma olen kõik ära rääkinud, et kes teile tekkis veel mingeid küsimusi, et alati on võimalik minuga siis ühendust võtta Lääne-Tallinna Keskhaigla sotsiaaltöötajad, need kontaktid on meie kodulehel olemas. Ja kui midagi segaseks jäi või rääkisin kuidagi kiirustades, et tahaks üle täpsustada, et siis olete teretulnud minuga ühendust võtma. Aitäh!